Tänan, ma ei suitseta. Väga kena. Meil tegelikult ka M-klubis ei suitsetata. Ma vabandan, aga näru on niivõrd must. See, et sind pidevalt jälitatakse, et sa oled pidevalt tähelepanu all, see teeb lihtsalt närviliseks. Ma ei räägi sellest tähelepanust, mis tuleneb meie populaarsusest. No see on isegi meeldiv. Meile tuleb näiteks väga palju kirju. Tähendab, te ütlesite, te ei oska mitte kedagi kahtlustada. Jaa. Üks palve on mul veel. Ja palun. Ma saan muidugi aru, et teie puhul võib-olla ei ole sellest mõtet isegi rääkida, aga siiski. Ma hoiatan. Inimesed teevad tihti selle vea, et nad ei usalda politseid, vaid kasutavad igasuguste eradetektiivide ja muude selliste meeste teeneid. No mis te nii? Tähendab seda, ma ei soovita. Hoidku sellest. Ma muidugi ei kahtlusta teid, sest juba iseenesest see fakt, et te politsei poole pöördusite, see on väga hea. Paljud inimesed on sellest kahjuks juba loobunud. Meie tahame teada tõde ja sellepärast me haarame igast võimalusest. Mis see on? Seda ma peaksin teie käest küsima. Mida teeb teie kabineti laua all pealtkuulamisaparaat? See ongi pealtkuulamisaparaat. Aga mis see siis on? Mis see siis tähendab siis, et kõik siin, mis siin kabinetis kõik... Aga kaua see on olnud seal juba? Siia on kirjutatud ainult, et garantii 1 aasta. Nii et see, mida te rääkisite, see võib isegi tõsi olla. No mida ma rääkisin? Kurjategijad tuleb otse kohe tabada. Sinu ettepanek. Vabandust. Teie ettepanek. Kogu maja tuleb läbi vaadata. Ole nüüd ilusti. Mis ilusti? Politseimäes sina joht. Oleks täitsa meelest. Kui kiirelt ununeb kõik halb ja mälusalve ladestub pelk hea. Ilusti öeldud. Kes seda ütles? Ma leidsin selle mõttetera hiljaaegu oma nooruspäevade mõttepäevikust. Kaunikesti lame mõte teile. Minu meelest ka. Majesteet on üldse kirjutajana suurem kui mõtlejana. Ma armastan kirjutada. Ma olen armastanud sellest ajast peale, kui ma ennast mäletan. Kirjuta siis, kui sa nii väga armastad. Mis see on? Margi käskis mul vastata kõikidele kirjadele, mis sisse tulevad, aga ma ei saa. Miks ei saa? Ma ei saa vastata kirjadele, kui on tulnud ainult 1 kiri. Mina ei oska sellele kirjale midagi vastata. No näed. See kiri ei olegi nagu klubile, see on rohkem Marsalile. No minu meelest ka, aga... No, las siis Marsal vastab. Mis see Marsal vastab? Kõrgesti austatud M-klubi liikmed, kiidetud olgu see särav silmapilk, mis teid, kasinad ja ausad Eesti mehed kokku tõi. See tasakaalukas ja kombeline viis, kuidas teie valgustate oma rahvale teed kirka ja auväärse elu poole, väärib tänu 1000 suust. Praegusel äreval ajal on teie puhtad ja selged mõtted kogu meie rahva südame ainus trööst ja hinge viimne pide. Kes sellist joga on kokku kirjutanud? Aga üks asi teeb meid ka kurvaks. Mitte igaüks M-klubis ei ole leidnud eluvõitluses kohast rada. Näeme teie seas ka õnnetut meremeest, kes oma elu raskustes viinast abi loodab. Mõtlemata, et see sinane on saatanast. Mõõtmatu on kahjuseeme, mida see mees külvab nende hinge, kes on M-klubis leidnud oma paleose. Sest ärge unustage, meie maal on palju noori, kellele M-klubi mehed on ainus elav eeskuju, palju noorukeid, kellele teie olete isa eest. Kes selle kirjutas? Alla on kirjutanud Pekk, puhta elu kirik.
kas ma meestele räägin? Üldsust võiks teavitada küll. Mehed, nii palju ma selgitasin välja. Meid on pealt kuulatud. Seda ma olen kogu aeg rääkinud. Kui täpne olla, siis mind on pealt kuulatud. Näitab. Ja niisuguse asjakese leidsime me minu kabinetist. Kas see on pealtkuulamisaparaat? Ja õnneks me teistest ruumidest neid ei leidnud. Aga mis need on? Need on ka. Kust te need saite? Vaadake. Minul oli niisugune asi, et üks päev lõi mul nina lahti. Koos kõige sinna juurde kuuluvaga. Mul ei ole enam takistusi. Mul võttis kõik tõkked maha. See on väga haruldane tunne. Ma kardan, te ei ole mitte midagi kunagi niisust tundnud. Ta räägib kohe asjast. Vot nüüd asjast. Ma lihtsalt tundsin. Selles mõttes tundsin. Ma ei oska talle seda seletada. Aga ma tundsin, ühe korra ma tundsin seda saunas, et midagi on mäda ja ühe korra köögis. Ja ma tundsin seda niimoodi ninaga, aga ma ei oska seletada seda teile. Sellepärast, et ma ei tundnud ära, mis asjad need on. Sellepärast, et ma ei tea sellest asjast midagi. Nii et ma ei tunne asja. Ei osanud mõelda, mis asjad need on. Ei noh, ma mõtlesin niimoodi, et mingid poisikesed on need patareid kleepinud plastiliiniga sinna alla. No seda ma nagu mõtlesin. Väga väärt mõte. Jaa, ma mõtlesin just niimoodi, et ma ei osanud välja mõelda, mis asi see on, sellepärast, et mul alles hiljuti lõi nina lahti. Ma palun, kirjutame nüüd kõik seletuskirjad. Siiamaani ma mõtlesin, et kõige tähtsam asi on elus jõud. Pange sinna seletuskirjadesse kirja kõik see, millal te tundsite, et teie klubi tegevust on ebaseaduslikult jälgitud või teda muul viisil püütud kahjustada. Kas tohib, ma kasutan oma seletuskirjas rikast kujundirohket keelt. Kirjutage nii, nagu te teate. Asi on selles, et kõige aredamalt ma suudan ennast väljendada värsi vormis. Aitäh. 6. Aga teid on 7. Maahärrat ei ole. Ja kus siis maahärra on? Siin me oleme mehega kahekesi 2 kuud enne tema surma. Vaadake, minu näos on. No, vaadake, kui te tähelepanelikult vaatate. Näete, on näha, et ma aiman mingit kohutavat õnnetust tulemas, eks ole? Jah. Nagu jah. Kui ei tea. On. Ei ole ka nagu. Minu näost küll ei ole näha, et ma olen 2 kuu pärast isat orb. Sina olid ju siis alles päris laps. Kui vanas olid, kui su isa suri? 12, mina olin 22. No nii. Ma arvan, et nüüd te teate küll minu elust kõike. Jaa, see on väga huvitav. Ma ei teadnudki, et teie olete nii kuulsa mehe tütar. Ma olen natuke isa nägu ka. Jah, võib-olla tõesti. Silmad ja nina ja suu ja... Aga noh, selle peale ju ei mõtle ja ma olen teda ju ainult televiisorist näinud. Mäletan alati, kui ta välismaalt tuli, siis ta võttis mu sülle, kutsus enda juurde, võttis sülle ja siis ütles, et tule näiteks, sa oled veel isa nägu. See oli nii naljakas. Pane ära. No nii, räägime nüüd vahelduseks veidikene ka teist. No mis minust rääkida? Minust ei ole midagi rääkida. Aga rääkige, kas teil omal ka lapsi on? Jaa, tütar, ta on praegu Inglismaal. Õpib. Mida? Kõige vanemat elukutset. Te ikka teate, mis on kõige vanem elukutse? Jaa. Karvan, ma aiman, jah. Nii. Mina olin algul selle vastu, et ta sinna õppima läheb. Ma mõtlesin, et ei tea, kas maksab, kas selle ala spetsialiste meil Eestis üldse tarvis lähebki. Miks seda välismaal peab õppima?
aga sellepärast, et Inglismaal nimelt on selle ala kõige parem kool, kõige vanemad traditsioonid. Ja siis ma mõtlesin lõppude lõpuks, kui noor inimene tuleb Inglismaalt, tal on iluaedniku diplom, no küllap ta mingi töökoha siin Eestis ka lõpuks leiab. Iluaedniku? See on siis kõige valem elukutse. Piiblis on öeldud ja Jehova Jumal võttis inimese, pani teda Eedeni aeda, et ta seda hariks ja et ta seda hoiaks. Ja. Muidugi ja. tea, kas me üksteise kohta võime kirjutada? Näiteks? No näiteks minu arvates Maiest, et kahjustab meelega meie mainet. Ta kirjutas meelega sihilikult viletsa näidend. Sa pane kõik kirja, mis on kahtlane. Kõik on kahtlane selles majas. Üksteist ei maksaks ikka nii väga süüdistada. Mina panen kõik ilusasti kirja. Kuidas muidu olukord on? Mis mõttes? No nii, üldiselt. Üldiselt on kehva. Aga tahate, ma ütlen teile, miks on kehva? Jah, miks? Sest karistused on väikesed. Karistused peaksid olema rangemad. Täiesti nõus. Näiteks, kui mul ei ole relvaluba, mis ma selle eest saaksin? Mitte midagi. Juhul, kui teil ei ole relva. Aga kui mul on relv... Ei, ma mõtlen muidugi, teoreetiliselt. Nii lühike. Rohkem ei ole mul midagi öelda. Ma vaataks ka korra. Ei, ma saan aru. Ma saan aru muidugi. Nii, aga kui mul on relv, aga mul ei ole relvaluba, siis kuni 3 aastat. No siis ikka natukene nagu saaks. Me siin meestega mõtlesime natukene, et meil muidugi ei ole kellegi relva, aga kuna olukord on ärev, äkki peaks muretsema, kas seda asja ei saaks kuidagi korraldada? Head õhtut. Kuhu sa lähed? Ma lähen vastan neile inimestele, kes mulle kirjutasid. Ta võttis seda ikka vist väga südamesse. No joodiku süda läheb kohe härdaks. Ei oleks vist pidanud üldse talle näitamagi seda kirja. Me olime ausad ja see on kõige tähtsam. On hea meile, on hea talle. Mul tuli üks lugu meelde. 3 külanast saavad kokku kaevul. Üks räägib, et oi, minu poeg, tema on nagu Picasso. Muudku sehkendab ja sehkendab. Teine räägib, et minu poeg, tema on nagu Kasparov. Muudku kombineerib. Ja 3. ütleb, et teate, minu poeg on nagu Marki. Muudkui... Kas on valmis? Ma võtaks oma seletuskirja korraks tagasi. Ma panen veel midagi kirja. Kas hakkame lõpetama? Kohe. Tohib, ma loeksin siit ühe katkendi ette. Kultuuriprogrammi ettevalmistamisel meil puudub kord, sest selle lavastamise etteotsa sattus meil Milord. Kas meeldib teile, kuid on ümberlükkamatu fakt, et see on sabotaaži akt? Ja nii edasi. Mul on siin veel toredaid ütlemisi. Kas ma... Aitäh. Aitäh. Ja. Viimasel ajal räägitakse minust anekdoote, ma panin ka selle kirja. Väga hea. Nii, minu poolt on kõik. Kui midagi on, me teatame teile. Ja sellest, millest me rääkisime? See asi leiab lahenduse. Kuule, millest te rääkisite? Me võib-olla relvaloa saame kiiremini kui muidu. Kas see vastab tõele, et te ei ole praeguse riigi korraga rahul?
mina. Ja teie. Miks te nii arvate? Oleksin nagu kuulnud kuskil. Kui ausalt öelda, siis ikka ei ole ka. Sest see ikka, mis ta praegu maainimesega teeb. Võtame kõige elementaarsema. Öelge teie olete tark proua. No. Kes garanteerib, kui ma ostan jõusööta, et see oleks korralik? Et see oleks kvaliteet. Kes garanteerib? Mitte keegi ei garanteeri. Kurat, 101 kukke kurat istub Toompel ja muneb, aga sellist seadust välja muneda ei saa. Ema, kurat. palun telefon. Vabandust.